lahkuma hotellist ja järgmine hotell asub siin. Ehk siis üle tee. Suht pointless. Nii, vaatame siis rockboardiga tuba. See on küll hea, jah. Korradi nagu sõjaväes. Noh, on näha, et on odav. Issand jumal. Üks on budget ja teine pole. Duširuum. See on küll naljakas. Ja tualettruum. Ja väga meil siin pole rohkem midagi muud teha. Tahame püksiku juhma. Palju hinna vahe oli? Ei tea. Nii, oleme siis kus kohas? See on mingi keeruline. La Luzette Ubee, kuidas täheldatakse äkki. Super ilus koht. Lähme tegema Taneliga intervjuud. Oleme täiesti Alpide südames. Alpide südames, ehk siis Astana hotelli lähme praegu. Ja ma näitan natuke vaadet, mis on päris... See on jama pool, pärast on õiget poolt näitama. Midagi. Ma pärast näitan. Kohale, palju sõit oli? 2 tundi või? Oleme nüüd siis Astana hotellis, Bora Argoni hotellis, siis IM, Franchais de Jeu, kes veel? Ma ei näe, vaata ringi. Kes see on? See on ka IM. IM Cycling. Rohkem vist ei ole siin teisi tiime ei paista. Ja hakkame tegema intervjuud kohe. Vastu. Kuule, mis see Tour de France muud on? Sõida ainult kohale tee äärde ja vaata, kuidas jumalad liiguvad. Jah, võta ainult pudel uriini kaasa ja anna pritsile luusma. No tulime siis Taneliga intervjuud puhkepäeval võtma pikemat intervjuud kui tavaliselt ja samas hotellis on Bora Argon 18 tiim ka ja 2 Eesti mehaanikut, Gert Kodanik, Risto Usin. Nende ühed nagu teised suuremad sponsorid ehk siis Argon 18 rattatootja omanikud on ka kõik tuuril ja tulid istusid lauda maha ja praegu on ehe näide siis, kuidas rattaspordis tegelikult asju võetakse. Selfie! It's vlog. I'm not supposed to be here. You can say hello. His wife say hello. My wife doesn't know that I'm here. Mine also. See valges teisarvis mees, kes keskel on, see on siis Argon 18. You were supposed to be in the university. You were supposed to be at the university. Yeah, but I'm studying. No, I'm not. Ja nii tehakse rattaspordis tööd. Ja nii ongi. Ühesõnaga, tuuril on niimoodi, et see on avalik info, millistes hotellides tiimid ööbivad. Kui sa näitad sinna poole, siis on mingi hunnik fänne, mis on välja otsinud hotellid, kus sõitjad on ja tulevad siia, et neid näha. Varasemalt oli tiimidel niimoodi, et hotelli foajeesse oli pandud paber, kus toas sõitjad on ja seda enam said fännid otsida üles uksetagused, kuhu minna passima, kus taala Nibali välja tuleb, et saaks passida peale ja autogrammi küsida, pilti teha, mis iganes. Siis see on ära kaotatud, et tubasid enam ei anta, vaid tiimisiseselt saadetakse tiimi postitus põhimõtteliselt olulise infoga, kus midagi toimub, et ainult tiimi omad teaksid, et fännid seda ei teaks. Sest et hotellid on nii lihtne üles leida ja sinna passivadki ja siis proovivad mis iganes saada autogrammid või mis neile huvi pakub. Siseinfo käib, meil käib WhatsApp siit tulevad päevaplaanid, kõik jookseb otse siia, et kuigi tegelikult väiksematele võistlustele meil kasutatakse siiamaani seda listi ka, aga meil kasutatakse listi palju sellepärast, et meil on list sponsor nagu plaketi peal. Jälle peidetud reklaam ka nii öelda.
ô combien difficile, mais voilà, on essaie d'en gagner une, on en gagne une. Si on gagne une étape, tellement c'est difficile, il y a tellement d'occasions de gagner. 21 étapes, il y a 180 et quelques coureurs, donc tout le monde n'est pas servi. Well, the thing with the company is that we listen to the mechanics. It's really important to listen to them because we have engineers, we have people thinking about the bikes, we have good designers, we have good products. But listening to these guys is always... By these guys you mean... yeah, I mean the mechanics, the team mechanics, but of course. Because you might have good mechanics, but if they're not good communicators, it's hard. They need to give the feedback all the time. And communication is the key. If you communicate properly, if you communicate the right things, if you don't like panic every problem you have, just say we have this issue, we need to deal with this issue, we need to find a solution, and then the company comes in and find a solution or try to find a solution. But as a team, as a whole team, you know, we have to work together to put a better product that will make their life easier. You know, if we make a bike that takes, let's say, 24 hours to build up, they will not like it. If we make, you know, if there's any trouble with the compatibility in two parts, then they will not like it. From direct source. Okay. Why is Argon 18? 18 is the number of the argon gases in the periodical table. So all the models from Argon 18 lineup are element in the tables. So it's the gallium, the nitrogen, the krypton, the radon, and then all this the triathlon and TT bike. So all that the number that are related to the models are the number related to the element. So that's why it's Argon 18. So Argon and 18 is the number of the argon gases. What type of element is päev, mis ei pidanud väga pikaks kujunema, oli plaan minna võtta Kanksi käest intervjuu ja tagasi sõita. Mille me saime? Nii lühikeseks see päev ei jäänud, jäime seal Bora Argon 18 mehaanidega jutustama ja päris huvitav õhtu oli, et tulid Argon 18 suured bossid ka kohale ja no, võib-olla sealt mingi huvitav kontakt tekkis, et eks ole näha. Jutt oli hea igastahes, ennatlikke järeldusi teha ei maksa. Vaatame, mis saab, aga see koht, kus me praegu oleme, on liiga ilus, et mingisugustesse illusiooni mitte filmida ja ükski illusioon ei ole siin praegu üleliigne, et isegi kui see filmist ei paista, okei, siit praegu paistab üliilus sinine see vesi. Oleme igastahes tuuri viimasel nädalal Alpide südames ja see on koht, kuhu satub harva, ma arvan, et ma ei kujuta ette, kuna ma jälle siia võiksin sattuda, sest ma pole elus siia varem sattunud, kuigi ma olen elanud Prantsusmaal peaaegu 6 aastat. Siis sellist kohta ma ei ole näinud, nii et Tour de France 2015, thumbs up. Ja ma kaotasin selfie pulga ära. Ei tea kuhu, aga nüüd on käe selfie on kogu aeg.